Tõepoolest ja mänguterapeut Kristiina on meil siin. Tere sulle! Tere! Ja kui me oleme siin saates varasemalt rääkinud laste mänguterapeutidest ja sellest, kuidas näiteks peituse mäng võib nii mõnegi jonnihoo ära ajada, siis mis muredega pöördutakse täiskasvanute mänguterapeudi poole? Täiesti seinast seina. Näiteks meestel on sellised küsimused, et kuidas leida naist, abikaasat? Kuidas saada paremat suhet pojaga? Näiteks poeg on puberteetis ja siis on see suhe nagu selline halvem. Mõni mees tahab soleneda, aga ta tahab seda teha mugavalt, väheste pingutustega. Ja mõni tahab rohkem teenida ja nagu küsimusi on täiesti erinevaid. Arusaadav, aga see on mõeldud ikkagi täiskasvanutele, eks ole, ja tegelikult sa oled selle siis teinud ääretult mänguliseks, nende vastuste otsimise ja loonud põhinedes oma kogemustele, mis sa oled siis selles valdas ise omandanud, ühe lauamängu. Ja me hakkame seda nüüd kõik üheskoos mängima ka. Mille puhul see mäng siis aitab? No mäng, nagu mäng ikka, toodab ju meie kehas õnnehormoone, endorfiine, on ju? Et ta muudab meid rõõmsamateks, et me hakkame naeratama, tunneme ennast palju paremini. Et see on selline nagu oluline osa, et mäng on alati rõõm ja selline õnn. Siis mäng on hästi selline lõdvestav. Paljud transformatsioonimängud on sellised, et sa oled kogu aeg pinges, sa nagu ootad, et nüüd mis veel sinuga tehakse nagu seal, sellised igasugused asjad. See on selline kehale orienteeritud selline mäng, kus sa saad lõdvestuda. Ole hea, seleta lahti, kes ütlesid, et transformatsioonile. Et mida sa sellel silmas? Transformatsiooni, nagu see sõna juba ise ütleb, et midagi inimeses muutub, transformeerub. Kui sa tuled mängima mõne küsimusega, inimesed tavaliselt tulevad mingi küsimusega, nagu sa küsisid alguses. Mitte niisama, et mul on nagu palju aega, et teeme midagi. Ja siis ta saabki astuda need sammud oma elus, et muuta midagi. Muuta ennast enne kõike ja siis muutubki see situatsioon, mis temal on. See mingi mure muutub, suhe kellegiga, mingi selline. No aga proovime selle siis läbi. Nagu sa ütlesid, ega mänguterapeudi poole ei pea pöörduma ainult paarid, võib olla isa-poeg, võivad olla kolleegid ilmselt ka. Võivad olla kolleegid. Isegi liiga tihti koos tööd tegevad kolleegid. Ja meie tuleme sinu juurde nüüd mänguteraapiasse, hakkame sinu mängu läbi tegema. Kuidas see siis käib? Jaa. Et see käib niimoodi, et meil tuleb siuke väike demo, on ju. Tavaliselt mäng algab sellest, et nagu te näete, siin ei ole starti, siis inimesed võtavad siit niimoodi pimes ühe kaardi, oletame see, ja siis nad panevadki oma nupu sinna. See on see sugupuu, vanemad, vanavanemad. Oletame siis, et sa oled siin. Et mina olen siis siin sinine. Ja näiteks ma võtsin selle teise, siis sina oled siia, sõbrad, sõbrannad. Ise valin, kust ma siis alustan, jah? Pimesi võtad. Läbi selle kaardi värvi. Siin on eri värvi siis need kohad, kust alustada. Selge. Siin on sinu elu 8 sfääri, 8 eluvaldkonda. Need, kes tegelevad coachingutega asjadega, nad teavad, et on olemas eluratas. Kui see on kõik ilusti sul korras, kõik need sfäärid eluvaldkonnad, siis see veereb sul nagu niuksi niimoodi, ilusti. Kui mingi sfäärid ei ole korras, siis hakkab niimoodi konarlikult hüplema see ratas, jah? Just, ja siis sa tunnedki, et elu ei ole enam lill, et kõik on siuke nukker ja hall. Ja need valdkonnad on siis sina, sinu tervis, sinu eneseareng, sinu paar, sinu partner ja teie suhe, on ju, sinu lapsed, ükskõik on lapsed, ei ole, sul on mingi ettekujutus, mingi suhtumine lastesse, sinu kodu, kus sa elad. See on hästi oluline, mis kodu meil on, mis atmosfäär meeldib, ei meeldi. Sinu töö ja raha, hästi oluline teema, sõbrad ja siis kõik kokku on see värvikas elu ja kirev elu. Et kõik kokku, siis me oleme õnnelikud. Reisimine, sina võib väga tore. Nii, aga nüüd me oleme siis sfäärid enda jaoks leidnud. Mis me edasi teeme? Minul on sõprade sfäär, sinul oli see esivanemate sfäär. Ja kui inimene tuleb või paar tuleb, siis nad saavad igas sektoris ühe küsimuse. Nad viskavad täringud ja saavad ühe küsimuse. Ma võin nüüd visata? Viska. Niimoodi, viskame ära ja palun väga, nagu on hakkasid praegu maksimum tulemus. Jaa, viska ühe täringu. Oletan arva, et me ei pea siin võistlema, aga Jüri hakkas võistlema. Ühe täringu viska. Veel või? Üks on sulle,
ainult üks viskas. Ühe viskan, ma mõtlesin, et on kohe. No palun väga. See üks jäigi puudu maksimumist enne. Sa said ka ühe. Ja mängus ei ole sellist asja, et sa pead midagi tegema. Sa oled vaba. Sa ei pea midagi tegema. Ja ma küsin näiteks, kas sa tead oma vanavanemaid sinu käest? Oma vanavanemaid? Just. Tean küll. Tead küll. Mäletan neid väga hästi. Väga hea. Ja mängus ma võin ka juurde küsida asju, aga siin ma ei hakka. Nii, sul on sõbrad. Siis ma küsingi mängija käest, mis oli sinu esimese sõbra või sõbranna nimi? Kas sa mäletad? Ma arvan, üks esimesi sõbrannasid oli nimega Merlin. Aha, Merlin. Näed, ja näiteks mina ütleksingi inimesele vaata, et see Merlin on mängu pool sulle vihje, et naine siukse nimega on sinu jaoks ressurss inimene, et ta aitab sind milleski. Aha. Just. Keegi Merlin. Keegi Merlin. Aga see ei pea olema sama Merlin, jah? Ei, loomulikult mitte. Lihtsalt see on vihje minevikust. Vaata, siuke saadetis sulle. Mind aitavad siis vanavanemad? Ei, sinul on see, et vanavanemad on sinu jaoks hästi olulised selles küsimuses, mis sa tulid. Ja sa peaksid rohkem uurima nende elu, et mitte korrata nende vigu. Selge. Võib-olla teha see sugupuu, vaata joonistada või luua. Nii, aga kas me nüüd, mis edasi saab veeretame? Kuhu ma käin nüüd? Veereta kohe vaatame. Nüüd me hakkame liikuma? Jaa. Ühe täringuga? Ühe täringuga. Saan õigesti? Nägid, jälle tagasi õige real. Nii, ja nüüd sa käid 6 sammu. 3, 4, 5, 6. Ükskõik mis suunas või? Sina, ja ükskõik mis suunas. Selge. Nii, 6 sammu. Ma saan nüüd kingitus. Viska täringut. Veel üks täring. Mina või? Et me valime 1 6-st. Ühes 6. Millise kingitus? Ja palun väga, jälle 6. Ja siis sa küsidki oma partneri käest, kas sa saad laulda minu jaoks? Kingida mulle ühe laulu. Küsi tema käest. Armas Piret. Mina pean sulle laulma. Kui sa oleksid nii kena, palun, siis sa palun laulaksid mulle natukene helgelt ja iludalt. Jaa, see on see armastus, mis sa kingid talle läbi laulu. Kingi mulle armastus. Mis laulu sa soovid, Jüri? Mida iganes sa ise soovid mulle laulda. Jüri, taas punab päikse kiirtes pihlapuu. Ja suve kuldses kuues mängib tuu. Sa tahtsid ise laulda tegelikult. Tahad ise laulda. Ühesõnaga, Piret ei tunne ennast praegu ilmselgelt vabalt ja ta millegipärast ei tahtnud mulle üldse laulda. Ma ei taha üldse sulle laulda. Ma ei taha laulda tõesti. Ta proovis ja ta on tubli. Ja, kuidas sulle meeldis tema väike laulutükk? Mulle isegi võib-olla natuke rohkem meeldis see, et ta ei tahtnud seda üldse teha. Nii, aga... Aga sa oleks võinud öelda, et sa ei taha. Siis teeks midagi. Ma kohe alguses ütlesin, vaata talle, et ei pea midagi tegema, kui sa ei taha. Piret, veereta nüüd, vaatame, mis ma tegema pean. Vaatame jah. 4, palun väga. Sinu nupp on näiteks seal. 1, 2, 3, 4. Küsin nii, et kas ma saan ilma sinuta ka seda, sest ma ei saa seda ikka ilma sinuta üldse mängida seda mängu. See ei ole veel müügis ja praegu veel ei saa ilma minuta. Praegu ma ei saa nagu... Ei, no kas sa lähedki terapeudi juurde, kes aitab ju, et muidu kodus mängides saab niisama pulli teha. Veel pead täringut viskama. 1. Nii, ja sa küsid nüüd siis Jüri käest, et kas sa saad teha mulle 5 komplimenti minu välimuse kohta? Jüri kallis. No? Kas sa saad palun teha mulle 5 komplimenti minu välimuse kohta? Pole üldse küsimust. Väga ilusad sinised silmad on sul. Väga ilus lainaeratus on sul. Sa oled täna väga ägedalt valinud endale koostöö stilistiga kõrvarõngad. Sa oled suurepärane saatejuht, sa oled suurepärane sõber ja sa oled mulle endiselt raha võlgu, aga pole hullu küll, ma annan sulle selle andeks. Mille eest ma sulle võlgu olen? Ma ei tea, mulle tuld rohkem komplimente. Ma tegin sulle täna lõuna välja. Siis me oleme tasa ju. Need viimased ei ole välimuse kohta, need on tema nagu isiksuse kohta. Ütle veel välimuse kohta. Ikkagi ainult välimust? No nii, mis siit veel tuleb? Sa tundud pikem, kui sa tegelikult oled. Ja sa oled ikkagi ääretult tubli sporditüdruk. Välimuse kohta pane. Vabandust, jah.
Jaa, vaata kui hea maitse, tal on ilus maanik. Ei, no aga ma küsiksin niimoodi, et need inimesed on juba käinud, kes on soovinud seda mängu mängida sinu juures. Kas sa oskad rääkida ka mingi toreda eduloo, kus inimene on tõesti saanud suurepärase, ma ei tea, vastuse või uue mõtte, mis teda elus aitama hakkab? Jaa, ma olen juba seda mängu läbi viinud rohkem kui aasta, tegelikult 12-14 kuud ja päris palju inimesi on käinud ja kõige rohkem ma näen neid muutusi paarides. Kui tulebki paar, mees ja naine, abikaasad, siis on kohe näha see muutus toimub mängus 2 tunni jooksul. Mäng on kuskil 2,5 tundi. Ja tuligi üks paar, nad olid Lätist, nad olid mõlemad 35-40, 10 aastat, no siuke päris pikalt abielus. Mehel oli selline häbitunne, et nagu abikaasa vastu, et ta häbeneb oma abikaasat ja naisel oli hirm saada sügavamat lähedust mehega, et ta kartis seda. Ja siis me seal põletasime hirmusid ja tegime muid asju ja nutsid ja naine nuttis ja mees rahustas ja kallistasid ja kõike muud. Ja siis nad said läbi selle mingi selle bloki, vaata, mis oli naisel ja läbi selle avanes ka mees ja siis nad lõpus olid see oli nii armsalt koos, et nad olid nii nagu rahul ja nad olid hästi tänulikud. Terve selle vastuse aja ma mõtlesin, mis võiks olla, ütleme siis 5 ja viimane kompliment Piretile minu poolt. Sa siis ei kuulanud, mida Kristiina üldse rääkis. Ma kuulasin küll, ma mõtlesin kaasa ja löö või maha. Kui ei ole tegemist oma naisega, siis on ikka väga raske viis välimusel põhinevat komplimenti teha sõbrale. See ei ole üldse lihtne. Ei taha kuulda ka, ausalt öeldes, see ei ole ka lihtne. Täpselt vastastikune. Selles mõttes, et ebamugav on kuulata. Täpselt samamoodi. Ühesõnaga, mis seal salata, me läksime tõenäoliselt tülli Piretiga praegu. Ja seetõttu me peamegi tulema teraapiasse, seda saate teie ka kõik. Koos. Kolleegi teraapiasse. Kolleegi teraapiasse. Ja asi on selles, vaata, et see ei ole sinu keel võib-olla, see tunnustussõnad, sul on mõni muu armastuse keel, mida sa vajad tema poolt. Laulmine ja sinult ma vajan midagi muud ja laulmine ei ole ka minu keel, mida ma sulle suudan pakkuda. Nii, et kellel on huvi üksi, paarina või peres, grupina, peres, abi saada läbi seesuguse toreda mänguteraapia, siis mänguteraapia on võimalik, mänguõhtud on võimalik, olete oodatud, nii et kasutage võimalust ja Kristiina, suur aitäh täna tulemast ja meile pisut tutvustamast. Jüri, sa ei pea sellepärast suur tänu kutsumast. Nii, tegelikult olid toredad olid need liidusõnad.